Tervist sõbrad! Täna mul on päris huvitav auto teile tutvustamiseks. Auto, mis kindlasti jääb teie vaateväljast välja, kui te kavatsete autot osta. Ja minu arust, ma ei saaks seda nimetada veaks, aga see auto kindlasti väärib tähelepanu. Sõbrad, Hyundai Sonata 2007. Lubage, ma tutvustan teile luksust Korea moodi. Hyundai Sonata aastast 2007 diiselautomaat. Auto on loodud otseseks konkurendiks Toyota Camry'le ja sellele viitab ka päris palju asju. Kui nüüd rääkida välimusest, disainist, siis auto on loodud ikkagi Toyota Camry konkurendiks ja kahjuks korealased ei läinud mingid muud teed, kui proovisid ikkagi kopeerida sellest Toyota Camry'st, siis võtta mingeid detaile ja lõid nii-öelda selle Sonata. Siis ma arvan, et te nõustute minuga, kui ma ütlen, et nad on suht sarnased. Peamine sarnasus on muidugi salongis, seda ma näitan natukene hiljem, aga ka välimuse poolt. Kui nüüd rääkida auto taguotsast, siis iga autotootja ju üritab panna mingit omad joont, omad liini ja samamoodi on ka Korea autotööstus või autoloojad, selle Sonata loojad läinud siis seda teed pidi, et kuna nad konkureerivad ikkagi sakslaste luksklassi, Jaapani luksklassiga, siis ütleme selle välimusega või siis isegi pigem nende tagatuledega on üritatud ühendada Saksa autotööstus ja Jaapani autotööstus ja siis veel väiksed omad lisad panna. Üüratult suured tuled, suured stopp-tuled, suured suunatuled, suur tagurdustuled mõlemal pool muide. Ja see kõik on nagu üüratult suured. Ja see kõik kokku on andnud siukse üüratult suure mulje jätavad, et nagu nad ei sobiks siia, aga tegelikult auto on ju tegelikult meeletult suur. Pea 5-meetrine laev on meil siin ees ja need tagatuled tegelikult sobivad siia päris hästi. Bagassiruum selle autol on ikkagi üüratu. 462 liitrit on kogu mahtu ja tegelikult isegi silma järgi vaadates on see päris suur. Nii et kui on vaja maalt vedada mingid kartulid asju, siis see kõik mahub siia ära ilusti ja ka tõenäoliselt, et väiksema kogusega saab ka kolitud. Sõbrad, kui suur see on, seda ma teile kohe näitan. Mina kui suur poiss kohe proovin siia sisse ronida. Nii. Täiesti ilusti mahun sisse ära. Jääb isegi, kossar raisk jääb isegi ruumi üle. Nii et vaatame, risk. Vaatame, kas ma saan ka välja siit. Ilusti saab välja ja täiesti mugavalt ja täiesti mugavalt oled sa tagasi. Sõbrad, nii et mingid purjus venda, keda oleks vaja ka vedada, siis siia saab täiesti mahutada ja vajadusel ta saab ka ise välja sealt. Aga kui teil on plaanis sooritada kidnapping, siis see auto kahjuks teil ei sobi, sest just tänu sellele käepidele siit autost pääseb välja. Lisaks autos on meil ka koti hoidmiseks nagid ja 12-voldine pistik olemas. Mis veel tahta ühelt autolt? Kui rääkida nüüd mootoritest, siis antud eksemplaaril on 2,5 turbodiisel 103 kilovatti. Neile, kellele meeldib bensiinilõhn ja tahavad bensukaga sõita, siis on nende peale ka mõeldud ja paigaldatud sellisele autole bensiinimootorid alates 2.0 kuni minu arust oli 3,3
Aga noh, eks see 3,3 on nendele, kellel eluisu on juba otsas ja otsivad kiiret lõppu. Kui rääkida nüüd vastupidavusest, siis muidugi diiselautod on selles suhtes ikkagi esikohal. Bensukatega on see probleem, et kui me võtame nüüd väiksed mootorid seal 2.0, siis neil hakkab kolviprobleemid tekkima, rõngad kolvid ja surveasted hakkavad ära kaduma. Ja kui me räägime nüüd suurtest mootoritest, siis kindlasti on mootori kuumus, mis vajab kindlasti tähelepanu, sest sellise autoga tavaliselt sõidetakse suurtel pööretel ja ka tänu sellele on mootor suure surve all ja kindlasti kuumeneb palju kiiremini kui võib-olla tavaauto. Diisel selle poolest on jällegi ökonoomne, suht võimas ja remondis mitte nii kulukas. Nii, salongis meid võtab vastu nahksisu. Arvestades, et auto on sõitnud 250 000, siis nahk on väga heas korras ja kulumisjäljed minimaalsed. Kui võiks öelda isegi, et olematud. Mis meil on siin? Elektriiste. Kahes asendis üles alla kõik seljatugid asjad. Kõik toimivad. Kahjuks see lõbu on ainult juhile. Kõrvalistuja peab kahjuks manuaalselt kõike tegema käsitsi. Nii, mis meil siin on siis? Multifunktsionaalne rool, airbag kindlasti olemas, helitugevuse reguleerimine, raadio siis jaamade vahetus. Teisel pool on meil püsikiirushoidja saab nii juurde sättida kui ka tühistada püsikiirushoidja. Nii et kõik mugavused sellel autol tolle aja kohta on siin olemas. 4 elektrilist aknatõstukit, aknatõstuki lukustus, elektrilised reguleeritavad peeglid. Keskel on meil Mac on muidugi aastast mine tead kuhu, aga sellegi poolest on siin nii CD-lugeja kui ka kassetikas. Kes ei tea, siis kunagi me kuulasime kassettide pealt muusikat. Mis siis veel? Kliimaseade, konditsioneer, see on küll ainult ühe tsooniga ja kahjuks 2 tsooni seda puum ei saa panna. Keskel on digitaalne kell pandud ja ega muud siin ei leiagi. Istmesoojendused keskel, automaatkast, käsipiduri hoidja, käsipidur, valgustused, prillide hoidik on olemas. Valgustus on nii siin esikohal kui ka keskel tagumistel sõitjatel. Nii et juhi sõiduks kõik mugavused on siin loodud. Nii et selle üle kurta ei saa. Sõbrad, tagumine isterida, seal kus sõidab teie mõnikord naine, kui on teid välja vihastanud. Ja kindlasti ka sõbrad, kes on võib-olla napsused. Sõbrad, ruumi on meeletult. Umbes oma 15 sentimeetrit on kuni juhiistmeni. Arvestades, et praegu seisuga esiiste on sätitud minu järgi, siis ma ütleks, et siin on ruumi väga palju. Kahekesi sõita, ülimugav. Keskel on veel käetugi selleks, et seda mugavust tõsta ja lisaks ka topsi hoidikud. Elektriline aken, lukustus ja muud siin ikkagi vaja ei ole tagumisel real. Mis siin veel me leiame? Need, kes veel ei ole seda harjumust välja kasvatanud endast, et suitsetada autos, siis nende jaoks on siin keskel ka mõeldud tuhatoos. Sellega kahjuks piirdub siin. Ma ei oskagi öelda, mida siin lisaks võiks olla, aga ma arvan, et mugavaks reisimiseks on siin taga ruumi piisavalt. No nii, sõbrad, lähme sõidame natukene ringi ka selle pistiga.
auto on suur lai, nii et gabariitidega tuleb kindlasti arvestada ja esialgu ka harjuma, kui te olete siiamaani kasutanud väiksemat autot, mitte nii laia nagu see. Nii, mugavad istmed. Paks nahk, siuksena Ameerika moodi, ameeriklase välimusega istmed on siia paigaldatud. Siuke kvaliteetne paks nahk on istmete peal. Kulunud ei ole. Multimeedia, vaatame, mis ta siit välja annab. No ütleme niimoodi, et kvaliteet jätab soovida, aga võimsust jagub. CD-mängija, kassetikas, kes ei tea, kes on nooremad, siis kunagi me kuulasime ja kõik seda kassettide pealt. Mis siis veel? Kliimaseade, ühetsooniline, ehk siis, mis see tähendab, on see, et kui teie olete ära sättinud temperatuuri, siis kogu ülejäänud salong peab just kannatama teie soove. Vaatame siis autodünaamikat ka natukene. Ma ei tea, kas teil õnnestub siit jälgida, aga ega minek on päris hea. Mitte ulmeline, aga täpselt vastab 2,5-sele diislale. Jah, ma arvan, Bemmi-vennad praegu ütlevad mulle, et nalja teed või 2,5-ne peaks astuma nagu loom. Aga noh, meenutan teile, et tegemist ei ole BMW-ga, vaid Korea autotööstus. Jah, loota seda, et ta astub täpselt samamoodi nagu BMW. Noh, see oleks vist natukene palju. Auto heliisolatsioon on täpselt vastab sellele autole, selle klassi autole, et sa kuuled küll seda dislat, aga ta ei ole sinu jaoks üldse häiriv, vaid siuke mõnusalt põrisev diisel. Kuradi voltistid raisk. Nii et sõbrad, kui te olete Toyota Camry otsingutel, kuid taskus ei ole piisavalt raha, siis Hyundai Sonata on kindlasti alternatiiv sellele. Täna vaadates Auto24, siis need hinnad, selle auto hinnad hakkavad 1300 eurost. See on muidugi bensukas, aga siiski alternatiiv on olemas. Diesla hind, esimene, mis ma leidsin automaadiga, oli 3500 ja see oli takso. Nii et sõbrad, ma leian, et see on väga hea alternatiiv teie otsingutel ja teie rahakotile. Nii et sõbrad, head ostlemist!